mingisugune kana või tibupaar. Kes te olete ja mis teil siia asja on? Muna-Liisa ja tulime mune tooma. Muna-Liisa. Kas on head munad või madamunad? Head munad, alati värsked. Nii, ja kas te seda teate, et meil tänavu aasta on 2 poksipeatust? Jah. Nii et esimene on selline joogipeatus ja teine ei ole metsapeatus. Ja kumb sina nüüd oled? Sina oled... Mina olen kana. Kana on roheline ja kukk on kollane. Nii et need, kes allpool teadke, kollane ja istub roolis on kukk ja roheline on kana. Aga marudalt nokib peaga, ei tea, kas on kõht tühi või. No minge vaadake, äkki saate süüa ja juua esimeses poksipeatuses. Nii, Muna-Liisa, võite vaikselt plaksutada ja hüüdlauseid neile. Muna-Liisa läheb alla esimese pitstopini. Ja pitstop on meil Värska poolt tehtud. Nii kaua, kuni esimeses punktis tehakse väike võistlus, saab küsida juba järgmine. Sinise raamiga sõiduk. Mis nimi, kes treener? Nimi on sellel siis Haanja takso, sellepärast, et mõtlesime sõpradega, et teeks välja ja treeneriks on mul mu oma vanaisa, kes aitas mul teha seda. Ja Haanja mäes sõitsin selle kalla ja jõudsin siia kogemata. Nagu aru saate, on Haanja mägi kõrge, sealt saab kõva hoo sisse. Nii et proovi nüüd, kuidas Põlva Kesktänava alla sõita on ja peameeles, et esimene stopp on kohe siin selle sirge lõpus. Hoia pidurid kõvad ja see, kuidas oli selle ekipaasi või masina nimi, ütle siis kõvasti veel, et terve maailm kuuleks. See oli Haanja takso. Haanja takso, nii et võite hääletada, äkki võetakse peale. Haanja takso, anna minna! Haanja takso ja kui Haanja takso laheneb esimese ja nüüd on samu meie puumuna või mis? See on Milleri auto. Milleri auto. Need inimesed, kes ei tea, mis on Miller, pead 3 sõna ütlema, kes või mis on Miller? Ta oli üks rallisõitja. Rallisõitja. Nii, ja kes meil siin roolis on? Sten-Andri Lamemäe. Ütle veel kõvemini. Sten-Andri Lamemäe. Nii, ja kas sul pidurid on kõik olemas ja korras? Ja oled valmis selleks, et tankimispeatuses tuleb mitte oma sõidukile juua anda, vaid tuleb ise juua. Oled valmis? Nii, Milleri muna ralliauto, no ta on munakujuga, no mis teha, aga väga ilusa munakujuga. Nii, oli see Miller, jah? Milleri koopia läheb mäest alla. Võtke vastu, tervitage, hüüdke hüüdlauseid. Ja nagu näete, on registrimärk, mis taga väga selgelt keelt rääkiv. The boss Päälik ise sõidab alla. Aga mina juba näen, Rail Baltic oma rongiga kohale tulnud. Nii et vaadake, kuidas meie suured ressursid ja rahad mäest alla lähevad. Kust Rail Baltic tuleb? Me tuleme Vinnist, aga me tuleme üle Hiiumaa, seda näitab meil siin ees üks karikas. Me tulime täna juba Hiiumaa Selbika rallit, nii et me tulime üle Hiiumaa siia. Me otse, rong sõidab kiiresti. Ja Hiiumaa on juba tuntud teatud raudteeriik. Juba enne teist maailmasõda olid seal esimesed raudteerööpad pandud. Kas proovisite need raudteerööpad järgi? Proovisime, neil on paar meetrit veel maas või uuesti pandud maha õigemini. Aga nüüd oleme ka Põlvas ja ma arvan, et me saame siia ka raudteejaama täna ehitatud ja veidi rööpaid ka ehk maha. No nii, ja head sõbrad, tervitame Vinnist olnud meie valupunktidele rõhuvad Rail Balticut. Kõige ees on vedur, siis on Vambola
ühesõnaga Vambola, kellel on riist kahe jala vahel, hirmus suur riist. Siis on piimavagun, ei tea, kas see teine tüdruk on seal Maiu. Ja siis on selline loomavagun. Hoidke natuke kaugemale, loomad sõidavad. Ja kõige lõpus on ikka nii nagu peab, üks korralik supipada ja köök. Meil on hädajuhtum. Võrusse on 25, isegi 26 kilomeetrit, Tartusse 46, aga selle auto peal on keegi suure kõhuga ja vist on naisterahvas. Miskit on lahti, mis hädaolukord on? Hetkel on olukord selline, et 9 kuud ja kaksikud. Eks naisterahvas ise oskab täpsemalt rääkida. kohe sünnitamine, raske aja. No jah, tuleb kiiresti minna, kuigi meil öeldi, et võib sünnitada ka põllu peal, nii et laske siit, kui mäest alla saate, laske sinna paremale poole, seal on üks hea niisugune põld, et seal peal võite nii palju neid kaksikuid või kolmikuid välja lasta, kui vähegi tuleb. Aga kui käärid on kaasas, siis nabanööri. Nabanööri lõikan mina, ise läbi. No nii, ja andke siis kiiresti minna, hädajuhtum, sünnitustakso ja sünnitustakso läheb alla. Loodame, et peale sellist suurt pingutust kulub marjaks ära just see värske vesi. Valla teateid, ära anda 2 koera ilmastes. Telefon 571234456 ja järgmine kuulutus, ennustan ilma ja muud. Ei ahista. Telefon 5432114. Nii et Mammaste külaplatsil on Netsasilman ja Žurbartašis on ka kõik. Ning minule kui sellele mikrofonimehele anti ka selga kõigepealt see ootusvest ja pähe kiiver ehk ootus eelkõige. Nii, millega on tegemist? Tegemist on Põlva vallavalitsuse uue hoonega. Sobib, kui jah, liigume sinna poole, kui vallavanem on endale uue Volga muretsenud, siis vallavalitsuse hoones käivad veel viimased viimistlustööd. Jah, nagu näha, siis ehitus käib täie hooga. Meie oleme Mammaste kallutajad ehitus, aktsiaselts. Meie ehitame seda. Ja tõesti on lugeda sildilt, et no jah, töö käib nagu laevaköögis ja vaatame, millal peaks valmis saama. Ehitusperiood on, kuule, täna õhtuks peab valmis olema. Jõuate? Just nii, hetkel käib siin sarikapidu ja kui me alla jõuame, siis me saame valmis. Ahhaa, kes pärjamaa peaks võtma? No, Georg ikka. Georg, pane valmis, mis kuulub sarika peo juurde. Nii, ja tundub nii, et ka ehitusjärelevalve oma mapiga on kohal. Järelevalvel, kuidas tundub, kas kiirustades töö tegemine on ka toonud head kvaliteeti? Siin tuleb kiita ainult töömehi ja kõik on väga plaanipäraselt tehtud, kõik on hästi. No nii, aga hakkame siis vaikselt allapoole liikuma, sest vaatan, et ka sandtehnilised tööd on hästi tehtud, vesi jookseb ja saate ka veel värskavett endale lisaks, nii et aja peale, kui palju värskavett jõuate ära juua. Nii, ja vallavalitsuse hoone sõidab kõige ees ja kõige taga on eraldi vallavanema oma väikene järelhaagis. Loen sildi pealt, vallavanem, Põlva vald, parim paik põlvest põlve. No nii, ahhaa, võetakse ära tellingud eest, kõik piirdeaiad ja objekti juht ütleb, et enam-vähem on korras, võib hakata liikuma.
Need, kes on allpool ja seda pilti ei näe, uskuge, seda on tore vaadata. Põlvas ehitus toimib, buumist ei ole haisugi, täpselt tänaseks õhtuks saab valmis ja kõik saavad seda ehitist vaadata nii, nagu meil kombeks on, et kõik sõidukid lähevad kaubamaja taha parklasse ning siis saate juba külastada nii vallavalitsuse hoonet kui vallavanema kabinetti. Vallavalitsus ja kaalutajad, esimene peatus, tankla. Tundub, et tegemist on tõesti juba viimases staadiumis oleva ehitusega. Nagu näha, on koristajad kohal, koristavad ära ehitusprahti. Ja võib-olla tõesti täna õhtul saab vallavanem juba istuda oma uude kabinetti. Järgus olev sõiduk vaikselt vajub mäest alla, on järgmine sõiduk meil juba tulnud stardijoonele. Ja nagu teate, meie eesmärk ei ole mitte kiiresti, vaid efektselt. Aga no mis see efekt teil on? Teil ei ole sannal isegi veel peal katust. Kõik tuleb omal ajal. Katust ei saagi ja uksi aknad ei tohigi panda, see on meil mobiilne sünnitusmaja, kõik peab olema avalik ja läbipaistev, mitte nagu Põlva haiglas praegu. Mitte midagi ei näe, mis nad seal suletud uste taga seal sahkerdavad. Vahti panevad üldse uksed kinni. Ja suitsusaun on ju juba ammusest ajast teada väga hea sellise antibakteriaalse toimega. Kus teie suits, just praegu suitsabki, jah? Ja tuli on all, kas saun tuleb kogu aeg soe hoida. Me sõidame igale poole kohale, kus vaja sünnitajale abi anda. No kus nad siin terve Lõuna-Eesti ja isegi Tallinnasse võime minna, kui keegi tahab. Kuule, aga siis peate hakkama kiiresti minema, siin oli üks sünnitustakso, see oli nii viimase vindi peal, et hirmsasti tahtis juba välja tulla. Nad ei teadnud, kuhu poole keerata, Tartu või Tallinna või Võrru. Aga abi saab teie käest, on vist nii? Abi on kiire ja korralik. Kui tahad koera, me paneme kirve siia kooli alla ja kui tahad tütarne, siis on munad olemas selle. Nii, nagu kuulsite, mitte ainult sünnitus, vaid ka lapse tegemine, kõik täis tsükkel, et kui ei ole korralikku meest, kas teete meesteteenust ka? Vaja teeme ära. Ja veel näidatakse arsti instrumentaariumi. See on selleks, kui ikkagi Eesti mehed ei taha lapsi teha, siis saavad sellega isamaalist õpetust. Et see nui, siis seda nuia peate kõigile tee peal näitama, et see on isamaalise õpetuse abivahend. Et selline asi. No nii, nüüd läheb siis mäest alla suitsusann, kus algab sünnitus lapse tegemisest peale, kogu protsess on ilusti ohjatud ja lõpuks lastakse veel suits ka peale. Nii et suitsusann ja Valmer Puit. Ja suitsusanna oma, ärge siis unustage, et on ka joogipeatus, sest teil on raske töö, see on raske töö. Suitsusann, pea kinni, üks hädaline tuleb tagantpoolt. Pea nüüd ruttu kinni.
ees meie Põlva silmad on justkui söed ja tamm, mis on siis meie tugevuse sümbol, katab seda toredat sõidukit. Mis sõiduk on see, kes kannab pealkirja parim paik Põlvast Põlva on Põlva? Meie sõiduki nimi on siis Ood Põlvale. Tahame tänada just Põlvamaa huvitegevust, et meil oleks lapsed, kellel on palju kõrgeid saavutusi ja elu algab väljaspool Tallinnat. Kes on need, kes selle sõiduki kokku panid? Meie ise. Ja kes teie ise olete, sest tundub, et te olete meie järeltulev põlvkond. Mis organisatsioon on ka ikka teil vist taga? Põlvamaa elanikud. Põlvamaa elanikud, nagu näete, ei pea olema mingisugust suurt organisatsiooni, on inimesed, kellel on hing Põlvamaa küljes kinni, on noored, kellel on kaidede ja skautide mütsid peas, on Põlva Koprase särk seljas, need spordipoisid selle univormi järgi võib vaadata, et on tegemist ka Põlva malevaga ehk Kaitseliiduga. Põlvas on head inimesed ja nad tulevad, näitavad neid erinevaid esindajaid siit alla sellise toreda sõidukiga, millena peale kirjutatud. Aitäh, Põlva huvitegevus! Andke nüüd vaikselt minna, vaadake, et see suitsusaun teile ette ei jää ja seal on siis esimene tanklapeatus, kus saate oma janu kustutada ja mida kiiremini, seda parem. Tervitage meie noori põlvamaalasi, soovige neile edu ja nagu näete, poiss ei ole veel põlvest pikem, aga juba oskab mängida lõõtsa. Saarik oli seal Vene ajal. Mangi koer, aga sa ise peaaegu nagu mangi abe on ees. Ei, mina püüdsin mangi kinni, ma 3 ööd jälgisin mangi. Ta välismaalt, pidi kurat, tuleb ju koera järgi, aga mang ei jäta koera maha. Ja siis kuudiga ma võtsin mangi kinni, näed, raudus ja praegu mang on peal. Et tähelepanu mitte, ärge vaadake, ja vaadake muidugi ka seda militsapoissi. See on siis see, kes võttis kinni selle meie imetegija ehk mang, vaene mang on pandud raudu siin taga, kuidas öelda, trellitatud puuris, pildid, valiki on jalas. Veri ei käi ringi, see on vana miis, pidi vildi pandma jalga, muidu kooles sõkka maha. Nii, aga loomasõbrad, koer on hoitud, siin külgvankris on olemas krõbuskid. Mitu päeva, mang oli nüüd 2 päeva vabadused, me söötsime tugevalt koera, vaata kui tugev ta on. Ta veab mu praegu siit mäest alla iga ilmaga. Küsib üles, kui vaja. Ja, et järgmine aasta tõmbab ülesse, sobib. Sel aastal veab üles. No nii, aga järgmine aasta me tahame just vanu sõidukeid siit üles tõmmata ja kui kellelgi sureb mootor ära, siis sa laenad oma koera. Iga ilmaga, ei ole probleemi. No nii. Vaata üks moment. Ja kes tahab säkraid lahti võtta, täna on viimane võimalus. 10 euro on sealt Intsikurmus on see väike, see urrukene seal puu sees. Ja teeme ära ja mang ütles enne päikseloengut, ma pean ta ära viima ja ta teeb selle asja ära. Ja mangi käes on Sireli õied ja nagu ma näen, kõik on 5-lehelised, nii et õnn tuleb meie õuele. Ja 8 ja kõik, vaata ilusti. Sa oled, mis sa oled veevalaja või mis sa oled? Loe seal horoskoopi. Tulge horoskoop on see viimane horoskoop, seda kunagi ei ole olemas. See on praegu kiletatud ja kõik inimestel, Põlva inimestel, tulge lugege. Isegi mina lugesin ja väga mõnus värk praegu. No nii, ja nüüd tullakse ja näidatakse teile seda horoskoopi. Mang ja tema koer. Ja aplaus mangile ja tema kinnivõtjale. Aga koera eest on hoolitsetud, külgvankris oli täiesti koerasöög kaasas, nii et nagu te teate, ei tohi olla
mootoriga sõidukit või vähemalt käiva mootoriga sõidukit. Nüüd võiks öelda see, et Coop Põlval ees on Niiva ja sellele võiks suurelt peale kirjutada Põlva pidur. Nimelt on siis Coopi puhul ees olev masin pidurdusagregaat, ei ole auto, pidurdusagregaat. Coop, Maxi Market, Konsum, ehituskeskus. Mida veate? Meie oleme värsked puu- ja juulviljad, mis on teel Põlva Coopi kauplustes. Niitsu talutomaat. Mina olen lihtsalt banaan. Mina olen Setu Sibul. Mahe-Ernest. Võidu Peet. Värske võileib. Eesti maasikas. Maheporgand. No nii, ja tõesti on värsked juurpuu- ja köögiviljad, kes lähevad alla Coop, Maxi Market, ja kui te käitute sama hästi kui mina, siis võite saada ka siit Maxi Marketi, Konsumi, ehituskeskuse ja Põlva tarbijate ühistude poolt endale väikese meele ja mina sain banaani. Ma ei söö seda ära, ma hoian seda nüüd järgmise aasta alles. Järgmine aasta, kui uuesti näeme, kuidas on säilinud. Nii et järgmine võistkond on Coop Põlva ja teie jaoks on esimene peatus Värska peatus. Et huvitav, kuidas moodi need toredad puu- ja köögiviljad selle Värska ära joovad. Pärast tuleb vesine. Nii, ja tantsige kaasa meie nende toredate puuviljadega. Tarbijate ühistu, Coop Põlva. Ilmad soojenevad, ööd lühenevad. Mäest alla laskumine ja nagu näete, Põlva inimestele on läinud südamesse, hinge ja korda see, et meie sünnitusmaja taheti kinni panna. Veel ei jõutud, aga nad ikka üritavad. Ja pakutakse meil laskumisel täna õige mitmeid lahendusi. Nimelt on siis selline hübriidlahendus, et kui on vaja säästa natukene raha, et siis saab sõita maksudega teisele poole heade naabrite juurde ja selle käigus on kaasas ka igaks juhuks sünnituslahka, et kui ikka asi ei anna enam kuidagi oodata, tuleb lahkas see asi ära teha. Mis seltskond on, kuhu lähete või kust tulete? Seltskond on Latvia Salkos Ekspressas, seltskond on täpselt Põlva ja Tartu pooleks ja ongi siis, et sõidame siis, ei sõida maksudega Lätti, vaid sõidamegi, lihtsalt lähmegi Lätti. Tundub, et teil on ka meditsiinitöötaja kaasas. Kas on tulnud ka, vist ongi juba tulnud ka abi osutada. On näha, et väike pamp on rõõmsalt, kas ta on õde või ema tema süles. Kuidas on? Me tahaks tegelikult selle sünnitusosaga veel rääkida seda ka, et tegelikult see lahva on nii-öelda meil tegelikult saun, aga kuna siin sünnitussaunasid vist juba eelnevalt oli, siis see läks meil sünnituslahvaks. Ja mis meil parata, arstid on meil head, et kui kellelgi tee peal mingi mure tuleb või midagi, siis pöörduge ka meie poole. Nii, me võime sellele Tallinna haigekassale öelda, et hoidke see raha endale, meil on nii head inimesed, nii head ideed, me hoiame ja aitame teineteist. Ja kui ei saa Tallinnast abi, siis käime lätlaste juures. Jah, vastus oli selge ja kiire, nii nagu ka järgnevad tegevused. Sünnituslahka tee on teile avatud ja esimene peatus on teie jaoks siis vedeliku taastamise peatus, kus värska vesi ootab ärajoomist ja mida kiiremini joote, seda rohkem on võimalus teil ka auhind saada, sest mõlemas peatuspunktis on väikene võistlusmoment. Ossa ja tundub, et
sünnitus on kaasaegne koos muusikaga. Arvatavasti on tegemist lätlaste viimaste hittpalaga. Tõesti, hea on tunda, et Põlva ei ole jäetud üksinda. Põlva oma mures. Me saame ise hakkama.